Tere tulemast siis minu kanalile. Minu nimi on Rutt. Tänane teema on, et mis teema tahab lauale tulla. Seda teemat ei ole. Vaatame, mis on praegu see, mis teema üldse tahab kõrgemal poolt siia tulla, mida teie peate kuulma või kas keegi tahab tulla midagi rääkima. Mis teema see on, mis peab siia tulema lauale, mida minu vaatajad peaksid kuulma, mis teema see on. Ohoo, transformatsioon. Transformatsioon, mis teema tahab siia tulla? Liiga palju energia raiskamist selleks, et leida mingit uut viisi, kas uue töökoha otsing, uue elukoha otsing, mingi kinnisvara müük, ost. Ja on hirm, et äkki see ei õnnestu. Liiga palju energiat läheb tühja, aga muutus on tulemas. Transformatsioon on tulemas kellegi elus siin. Nii, mis teema see on? Mis teema see on? Siin on mingisugune töö või tehingud, mille täitumist oodatakse. Kas keegi on teinud mingi tellimuse? Seal on vaja midagi ehitada või remontida, aga see on praegu pausi peal. Aga oleks vaja, seal ei ole väga palju tööd, aga see remont või see uuendus, see on vaja ära teha nagu kiiremas korras on ju. Sellepärast, et aga miks see remont on vajalik ja siin praegu on, kas inimene on ise haige, ei saa remonti teha või seal töölistel on praegu mingi paus ja nad ei saa appi tulla. Sest siin oli mingi uue elukoha, uue töökoha otsing, aga kuna on kuu, siis on mingid hirmud, jah. Nii, mis see siin siis on? Seepärast näitab, et kõrgemad jõud näitavad, et on vaja ära kolida, elukohta on vaja muuta. Et see ei ole kõige parem, selles mõttes, et ta ei ole kõige mugavam, ta viib inimese mugavuskeskkonnast välja. See tuleb üksteisega võitlemist mõttes palju, aga kõrgemad jõud näitavad, et ära peab kolima, ära peab minema, nii on määratud. Et natukene see inimene punnib vastu sellele olukorrale. Aga praegu ei ole näidatud, kas jutt käib mehest või naisest, seda praegu me veel ei tea. Jutt on naisest. Jutt on naisest, kes on selline, tal võib-olla on olemas ka teine pool, keda ta armastab. Et ise on hästi õiglane, ta armastab väga õiglust. Järelikult naisest on jutt, keegi naine, kes peab hakkama kolima, peab tegema ettevalmistusi kuhugi minekuks. Aga kas siis too koht, kuhu ta läheb, too on vaja enne ära remontida, et muidu ei saa minna või midagi siin on, aga kolimine tuleb kindlasti. Nii, mis siin veel on? Aga siin on ka mingi teema kellegi mehega, kellegi üles ollakse väga kinni südamega, keda armastatakse väga. Et selle naisel on keegi mees ka väga tähtis, kes talle väga meeldib. Praegu ma ei tea, mis teema selle mehega on. Naine ise on hästi aktiivne. Palju on temast tuleenergiat, kirge, tegevust. Ja kas ta tunneb ennast hästi praegu, emotsionaalselt ta tunneb ennast praegu nagu hästi, aga ta tahaks nagu veel rohkem tegutseda. Teda aidatakse, aga mingi lõpuvaliku peab ikkagi tema tegema. Ja siis ta praegu ta kaitseb ennast, sest ilmselt soovitajaid on mitmeid, igaüks soovitab eri asju, aga tema jääb mingile oma otsusele kindlaks ja keegi teda aitab ka sellel teel. Aga lõppotsuse peab tegema see naine ise, mul tuleb. Nii. Asjaga on suht kiire, kolimine või mis see on, sellega on kiire, aga see on õige ja seda saadab edu. Nii et see naine, kes sa seda vaatad, sa tunned ära, et siin on mingi sinu teema,
siis ära muretse, sa oled õigel teel, see kõik lõpeb sinu jaoks hästi. Selline teema oli siis täna siukene. Ma arvasin, et see teema läheb kuidagi pikemaks. Ilmselt seda oli vaja siis sellele naisele, kes seda praegu vaatab mingisuguseks rahustamiseks, et ta ei kardaks. Et ta teab, et see kolimine, see kõik on väga vajalik ja tegelikult see läheb kõik hästi. Kas on veel mingi teema, mis tahab praegu lauale tulla? Kas on veel mingi teema, mis tahab lauale tulla peale selle? Kas on veel mingi teema, mis tahab lauale tulla? Nüüd räägib nagu mehe poole pealt, et selline noorem mees, 30-ndates, 35, võib-olla 40, et ta siin kaitseb, ta on niisugune hästi aktiivne, tal on kindlasti auto, ta liigub palju ringi, aga ta on mingist enesekaitsest väsinud, aga ta liigub edasi, sest teda toetab armastus, võib-olla ta on kellegi kallimaga koos, kas elab koos või saab temaga kokku. Ja ta tunneb ennast nagu hästi, kõik valud on tema jaoks läbi ja ta on praegu hästi armastavas meeleolus. Nii. Töökoht talle meeldib, kus ta tööl käib, see on niisugune stabiilne töö. Ma ei ütle, et see miljonäriks saab, aga see töökoht meeldib ja see on selline, kus peab palju inimestega suhtlema. Et siuke töökoht, kus ta saabki, ilmselt ta peabki ringi sõitma seoses oma tööga ja kuidagi inimestega suhtlema, kas läbi interneti või füüsiliselt kokku saama, aga talle meeldib see töökoht. Nii. Tal on mingi olukord, kus ta arvab, et ta ei saa sellest välja tulla, ta ei saa seda muuta, aga teda mingid aeg kiirustab tagant, et kiire, et tee ruttu, on ju. Teda kiirustatakse mingi asja pärast tagant, tema arvab, et tema ei saa seda olukorda muuta, kus teda tagant nagu kiudatakse. Aga mis teema see on? See on siis nüüd pere teema, see on tema enda teema, kus tuleb teha mingi valik. Sellest nii nagu praegu, nii enam ei saa, nagu puudusteadvus on. Et kas siis kas see on puudusteadvus, et see mees ei ela selle naisega koos, saavad kokku või kui nad on koos, et kas siis neil ei ole koos, kus elada, et on mingi üüripinna peal, aga tahavad mingit oma maja või korterit osta. Et praegu on puudusteadvus, tuleb teha kindlasti valik. Sest praegu nagu on see nagu ei sobi üldse, see olukord ei sobi. Seal midagi on nagu siukene, ma ei tea, mis seal asi, milles seal asi on. Nii, mis siin veel on selle asi? Ta ütleb, ma ei taha ennast tunda nagu poisikene, et ma justkui, esiteks mul on nagu vähe raha, aga ma ei oska veel nii palju asju, aga ma ei taha selle peale mõelda, ma tunnen ennast nagu mingi poisikene, eriti raha asjades, eriti sellistes maistes ajamistes ma olen alles nagu poisikene, mul on veel nii palju õppida ja õppida, aga ma ei taha seda tunnistada, mulle ei meeldi, et tunda ennast nagu poisikene, on ju. Aga ta ütleb, et mingid suured muutused on mul nüüd ees toimumas, ta teab, et see tuleb. Ta teab, et seda on vaja, see muutus tuleb. Nii. Ta nüüd on ka midagi on ta kaotanud, mille üle tal on tegelikult hirm nagu alateadlikult. Midagi on ta kaotanud oma elus. Mõtleb hästi tugevalt selle kaotuse peale. Mis see kaotus on, mida sa oled kaotanud? Mingi naise on kaotanud. Kuidas sa oled ta kaotanud? Läbi õigluse, külluse, kuidas sa ta kaotasid? Ootamine, poisike. Et ta justkui ei ole seda naist väärt.
et see naine on hästi õiglane, et temaga saab elada ainult koos, kui mul on piisavalt raha, sest see naine peab elama külluses. Aga mina olen nagu poisikene, ma ei tea, kas ma talle seda kõike pakkuda saan. Sellel mehel on hästi suur hirm selle kaotuse ees või ta oli mingi hästi valus õppetund, kui ta kellegi naise kaotas. Ma ei tea, kas ta kaotas päriselt füüsiliselt või see lihtsalt mingi emotsionaalne kaotus oli, ma ei tea seda. Aga ta siiamaani, tal on paha tunne, kui ta selle peale mõtleb, selle kaotuse peale. Tal on hirm, et ta võib sellest naisest täiesti ilma jääda. Tal on hirm, et sellel naisel on temast täiesti ükskõik. Aga samas ta tunneb temaga sihukest hingelist kontakti. Ja see naine on kindlasti ka mingisugune võimetega naine. Et temas on varjul nii hea kui halb, no kuigi meis kõigis on see olemas, on ju. Me kõik oleme nii-öelda ülemperest rinnad naised. Aga tal on tunne või tal on hirm, et äkki see naine teda ei armasta. Äkki ta lihtsalt mängib temaga. Äkki ta lihtsalt lollitab teda, teades tegelikult, mis tegelikult toimub, on ju. Aga tema ütleb, et kui sina oled müntide kuningana, siis mina olen müntide kuningas ja mina hoian sinust kinni ja nii on õige ja nii peab. Mina sinust lahti ei lase. Järelikult ikkagi mingisugune naine tal siin on. Et kas see siis minevikus oli mingi kaotus, kas ta tahtis sellest õppida ja see naine, kes tal praegu ütleb selles naises, mina lahti ei lase. Ma võitlen oma koduõnne eest, et siin oleks meil harmoonia ja tasakaal. Et jah, ma vahest nagu vehin tühja, aga ma tahan ikkagi kõik selleks teha, et meil oleks kodus tasakaal ja harmoonia. Minu on see hästi tähtis. Ja mis muutus see on, mida sa tead, et teil siin kindlalt tulemas on? Õnnelik kodu, mis asi teil tulemas on muutus? Selleks peab palju tööd tegema, peab olema hea töökoht. Peab oskama võidelda ja kaitsta ennast kõik, mis on minevikuga seoses. Ja see peab olema aus, peab oskama läbi lõigata ja selgeks rääkida kõik vanad mineviku asjad. Ta küll ei tea, kuidas seda teha, sest see on talle raske teema, see on talle valus teema, aga ta teab, et ta saab oma perega õnnelikuks. Aga just need, et minevikuga tööd teha, see on talle hästi raske. Ta teab, et see peab olema aus, aga temal on see hästi raske teema. Võib-olla aus olemine on raske teema. Võib-olla minevikule otsa vaatamine on valus. Aga ta teab, et ta saab õnnelikuks. Nii, selline oli siis teine teema täna, mis tahtis lauale tulla. Et ma arvan, rohkem vast ei vaata. Eks siis mõnikord jälle vaatame, mis teemad tahavad ülesse tulla. Aga siis andke teada, kui oli midagi teie sarnast näiteks, et teil on ka midagi samamoodi, on ja kirjutage, joonistage, pange like, kui teile meeldis. Uued tulijad, vajutage telli nuppu ja musta kellukest, siis tuleb teil alati teavitus, kui ma olen uue video ülesse pannud. Ma tänan teid kõiki, kes te praegu vaatate, kes te olete uued tulijad. Ma tänan, et te vaatate, et kes julgeb, siis kirjutavad kommentaare. Ma tõesti hindan seda, jah, ma ei väljenda seda pidevalt, on ju. Aga see ei tähenda, et mulle ei meeldi. Ei, mulle meeldib, et inimesi tuleb juurde, inimesed vaatavad ja julgemad on, kes siis pakuvad uusi teemasid või esitavad mingeid küsimusi. Tegelikult see on nii armas. Aga ikkagi, kes on ikkagi julgemad inimesed, pakkuge ka mingeid teemasid. Eks ma ise ka otsin, et kus saaks uusi ideid, et mis teemasid teha. Nüüd tahaks nagu kogu aeg ühte ja sama. Et eks ma otsin ka vaheldust, et teil oleks huvitavam, et minul oleks huvitavam ladumisi teha. Tahaks nagu vaheldust, on ju kevad. Tahaks midagi vaheldust. Aga seniks siis, eks jääme jälle nägemiseni ja kõike head teile.